Tervist sõbrad, Janno Peensalu, Siim-Pool Karjase kohvi saade on see ja selles episoodis me loeme õpetussõnade raamatut, 3. peatüki seekord, mis algab pihta sõnadega: mu poeg, ära unusta mu õpetust, vaid su süda hoidku alal mu käsud. No selge on see, et kui me paneme need asjad kogu aeg oma silma ette, tegeleme, see on meie ümber, me kordame neid, siis see on raskem seda unustada ja hoida alal need käsud. Ja teine salm ütleb, sest need lisavad sulle pikka iga, eluaastaid ja rahu. Muidugi Jumala sõna iseenesest sisaldab või kätkeb endas eluväge, elujõudu. Ja kui ma seda välja deklareerin, seda loen, seda laulan, seda isegi kuulen, selles on elu, nendes sõnades on eluvägi, tervisevägi. Piibel ütleb, et minu sõnad on terviseks ja ravimiks kogu sinu ihule. Nii et see on juba see üks dimensioon asjast. Teine pool on see, et kui ma käin nende põhimõtete järgi, siis ma käin kaitstuses. Ma hoidun teatud asjadest. Ma ei puutu teatud asjade või teemadega kokku, kuna ma kõnnin Jumala kartuses, ma kõnnin nende printsiipide raamis. Võib-olla kõlab, et on piiratud elu, aga tegelikult on kaitstud elu. Nii et siin on mitu dimensiooni, kuidas see meid hoiab. Heldus ja tõde, ärgu jätku sind maha. Heldus siis on muidugi ka heldekäelisus, et me oleme andjad. Ja tõe rääkimine, ärgu jätku sind maha. Seo need enesele ümber kaela, pane näiteks kett kaela, siis sa tead, tuletab meelde. Kirjuta need oma südame lauale. No südame lauale on juba raskem asju kirjutada. Tätoveeringuid tehakse küll siin kätte, jalgade ja kuhu iganes. Täna on raske leida inimesi, kellel pole tätoveeringut. Aga südame lauale kirjutamine on hoopis teine kunsti. Ma soovitaks pigem seda. Tegele kõigepealt sellega. Ja kuidas sa kirjutad südame lauale asju, on see, et sa kõigepealt hakkad mõtlema asjade üle. Ja kui sa mõtled mingi asja üle sagedasti ja pidevalt hoiad seda mõtet, tegeled selle mõttega, ma käin armastuses, ma olen armastuse mees, ma olen armastuse naine, ma ei vihastu, ma olen pikameelne ja ütled seda iseendale ja mõtled seda, siis tasapisi see mõte kujundab sinu hoiakut, suhtumist, see tuleb sulle sagedasti meelde. Sel hetkel, kui sa tahaksid vihastuda, endast välja minna, see mõte tuleb, ei, sa lubasid, sa käid ju armastuses, sa käitud teisiti, targem annab järele ja see hakkab kujundama sinu suhtumist. Nüüd meie suhtumisest lähtuvad tavaliselt meie teod. Ja mida me sagedasti teeme, saab meile harjumuseks ja meie harjumused kujundavad meie iseloomu, meie südame inimest ja need asjad saavad kirjutatud meie südame lauale. 4. salm ütleb, siis sa leiad armu ja heakskiitu Jumala ja inimeste silmis. See heakskiit on kahtlemata sõna soosing ja mitte ainult soosing Jumala silmis, see on auline, aga ka soosing inimeste silmis. Ja muuseas, laulude raamatu kirjutaja ütleb ka, et ta ehib mind soosinguga kui kaitsevarjuga, oma hea meelega. Ja ma ütlen, kui imeline see on, kui issanda soosing on meie elu peal. Ja see tegelikult on ka Kristuses Jeesuses. Isegi kui sa oled leidnud soosingut Jumala silmis, siis üldjuhul sa leiad soosingut inimeste silmis. 5. salm, looda Jehova peale kõigest südamest ja ära toetu omaenese mõistusele. Eile me rääkisime sellest, et Jumal on meile mõistus andnud kasutamiseks ja on ajad, kus me vajame kasutada mõistust. See asi tuleb lahendada. Sellel on loogiline, lihtne seletus. Kõik asjad ei ole müstilised, kõik asjad ei ole vaimsed, kõik asjad ei ole vaimulikud. Aga teinekord me ei saa toetuda oma enese mõistusele. Ma ei tea, kus see varustus tuleb. Ma olen palvetanud, mul pole aimugi, kuidas Jumal seda teeb. Ma ei saa toetuda oma enese mõistusele. Ma olen kõik teinud, ma olen oma CV saatnud, ma olen oma parima teinud, nüüd ma ei saa toetuda oma mõistusele. Ma lihtsalt loodan Jumalale, looda Jehova peale, kõigest oma südamest. Jeesus ütles, et armasta teda kõigest oma hingest, kõigest oma jõust, kõigest oma südamest. Ja ta ütleb siis, et õpi teda tundma kõigil oma teedel, oma abieluteel, oma finantsteekonnal, oma tööelus, teenistuse elus, laste kasvatamises, isiklikus
palveelus loomulikult, oma ettevõtluses, kõigis oma teedel, õpi teda tundma kõigil oma teedel, mis on need printsiibid, mis valitsevad ja katavad seda konkreetset teemat, õpin tundma Jumala teid. Üks asi on teada Jumala tegusid, hoopis teine asi on teada, miks Jumal neid asju teeb. Õpi teda tundma kõigil oma teedel, siis ta teeb su teerajad tasaseks. Mis ei tähenda, et meie tee peal ei või olla väljakutseid või rünnakuid või turbe. Jeesus, kes kõndis perfektselt Jumala tahtes ja Jumala plaanis, ei teinud kordagi pattu. Tema suust ei leitud pattu ega ülekohut tema elust. Ometi sattus ta mitmetesse tormidesse, tal oli tagakiusu, väljakutseid, teda taheti tappa muidugi enne aega, visata sealt kuristikust alla ja mida kõike. Temaga teha taheti, variserid püüdsid lämmatada seda teenistust, aga Jumal tegi ometi tema teeraja tasaseks, nii et sa võid isegi tormis kõndida mere peal, kui Jumal teeb su teeraja tasaseks ja rahu on sinu südames. 7. salm ütleb, ära ole iseenese silmis tark. Wow. Tarkus või tarkuse omandamine hakkab pihta sellest, et me ei ole iseenese silmis targad, sest kes arvab enese targa olevat, üldjuhul ei kuula teisi enam, ei võta vastu õpetust, arvab, et ta juba teab, juba mõistab. Nagu doktor Ed Cole ütles, et meeste suhtumine tihti on, et mina tean, ära tule mulle õpetama. See on üks põhjus, miks paljud mehed ei taha minna abielu nõustamisele, abielueelsele nõustamisele või üldse kriisi nõustamisele, sest meestel on raske tunnistada, et nad on eksinud. Need on asjad, millega meestel on raske tegeleda. Nii et ära ole iseenese silmis tark. Meil on õppida kõigi käest. Isegi vaata looduse peale ja sa saad õppetundi. Piibel ütleb, mine vaata sipelgat, kuidas tema asju teeb ja saa targaks. Ja muidugi õpetussõnade raamat siin hiljem toob väga-väga palju erinevaid näiteid loodusest, loomadest, lindudest, kuidas nad asju teevad, isegi putukatest, ütleb õpi nende pealt. Karda Jehovat ja tagane kurjast. Karda Jehovat ja tagane kurjast. Ja kui meil on Jumala kartus meie silma ees ja meie südames, siis kindlasti see hoiab meid kurja tegemas. See ongi tegelikult üks takistus, tõke kurja tegemisel. Jumala kartus, mida vähem on ühes rahvuses Jumala kartust, mida Jumala vallatum on üks rahvas, seda rohkem on seal ka ju kurja. Ja 8. salm ütleb, et see kõik on siis meie ihule terviseks ja luudele kontidele kosutuseks. Hakates pihta sellesse, 1. salm oli, et ära unustama õpetust, hoia minu käsud alal. Ta ütleb, et see, et sa seda teed, on su ihule terviseks. Jumala sõnad toovad sinu ihule tervenemist, taastumist, paranemist. Laulude raamat ütleb, et ta parandab kõik minu vigadused, nii et kui sa seisad silmitsi mingi teemaga oma ihus, mis ei tööta õieti, millel on mingi degenereerumine, seisa selle tõotuse peal. Tema parandab kõik minu vigadused. Ma ütlen Jumalaga tihti nii, et see oleks pidanud panema kõik sinna sisse, kui see ei pidanud silmas kõike. Aga seal on kõik, see on totaalne, absoluutne. Ja ma usun seda, võtan seda usus vastu. Nii et ihule terviseks, luudele kontidele kosutuseks. Ja see on tähtis, kas pole nii, sest meie luuüdi, me teame, seal on see tüvirakkude tootmise tehas. Ja tüvirakud on võimelised muutuma meie ihus ükskõik millisteks rakkudeks. Ja need skännivad mööda ihu ringi, vereringega, otsides kohti akuutseid probleeme, mida parandada, nii et see on oluline, et meie luudkondid on kosutatud. 9. salm, austa Jehovat oma varandusega ja uudse viljaga, kõigest oma saagist. See on see, miks ma olen olnud kümnise tooja Jumalale. Kõik need aastakümned. Ja lisaks sellele andnud alati ekstra. Kümnis ei kuulu mulle niikuinii, see on tema raha. Ma toon selle ära, ma ei ole Jumalale veel midagi andnud, see on vähemalt see viis, kuidas ma selle peale vaatan. Aga ohvrid ja annid on see, mis on ekstra. Ja Piibel ütleb, et see kõik on Jumala austamiseks. Ja siin ta ütleb uudse vilja kõigest oma saagist, nii et ma teen seda kõigest.
ja ma olen näinud nende aastatega, võin teile kinnitada, et sul ja mul ei ole võimalik Jumalat üle anda. Jumal alati annab sulle rohkem ja kui me tahaks kõiki asju rahas mõõta ja see on täiesti vale mõõta asju rahas, ma annan raha, aga teinekord Jumal annab mulle armu, annab mulle soosingut, ma olen õigel ajal õiges kohas, mu asjad ei lähe katki, mu ihu on terve, seal on nii palju muid õnnistusi kui üksnes raha, aga Jumal on ka meie üleloomulik varustaja ja varustab meid keerulistel aegadel, nagu piibel lubab. Ja siin Giid ütleb ka, et siis su aidad täituvad küllusega, siis sinu aidad täituvad küllusega, sul on tagavara, sa ei ela peos suhu, raha lõpus on jälle nii palju kuud ikka veel järgi, vaid su aidad on täitunud küllusega. See on piibli tõotus, sõbrad. Ma ei loe siin oma mõtteid ja viinaaamid ajavad üle. Nii et su tööasjad lähevad hästi, sul on tööd, sul on sissetulekut, viinaaamid ajavad üle. 11. salm, mu poeg, ära põlga Jehova karistust, nii et kas seda tuleb vastu võtta, järgu olgu sulle vastumeelne tema noomimine, sest keda Jehova armastab, seda ta noomib, korrigeerib. Ja muuseas, elus korrigeerimine on niisama tähtis kui julgustus, vahest isegi tähtsam. Jim Rohn kunagi ütles, et ma ootan, et keegi tuleks ja motiveeriks mind. Keegi tuleks ja julgustaks mind. Aga mis juhtub, kui teda ilmu välja? Ja siis ta muidugi tõi ühe ekstreemse poole ka siin esile, et kui keegi on rumal ja sa motiveerid rumalat, siis ta teeb rohkem rumalust. Aga me vajame tihti korrigeerimist. Ja ainukene põhjus, miks lennuk lendab taevas sinise taevalautuse peal, näeme teinekord sirged, valged jutid jäävad järgi taevasse, kui lennuk on lennanud üle taeva. Piloodil on hea käsi, küll lendab otse. Tegelikkuses lennukile mõjuvad seal igasugused jõud. Maakülgetõmbejõud, muidugi õrdejõud, tuuled ja õhuniiskus ja nii edasi. Ja see kõik nagu nihutab lennukit pidevalt kursilt kõrvale. Nii et lennuk peab nii horisontaalselt kui ka vertikaalselt ennast stabiliseerima ja hoidma ennast kursil ehk, et ta püsib kursil tänu pidevale korrigeerimisele. Ja meie elud on samamoodi. Need kipuvad kõrvale kalduma. Me saame, nagu inglise keeles öeldakse, distracted. Mingi asi võtab meie tähelepanu, meie mobiilseadmed teevad seda meile igapäevaselt. Sa tead, mida ma räägin, kas pole nii? Ma tean, mida ma räägin samuti. Ma võitlen nende samade asjadega. Püsida kursil, täita oma eesmärki, panna oma energia ja fookus õigetele asjadele, see nõuab pidevat võitlust ja me võitleme sellega, sina, mina, me kõik selles maailmas täna, et mitte hajutada oma väge ja energiat ära, ei tea mille üle. Nii et ütleb siin edasi, otse kui isa poega, kellele ta head tahab, nii et lõppeks korrigeerimine toob meile head ja ma ütlen tänu Jumalale inimeste eest, kelledel on julgust meie ellu rääkida tõde, kui me vajame seda kuulda ja annaks Jumal meile kõigile südame, et kui meie sõber või keegi vaimulik autoriteet istub meiega maha ja annab meile tagasisidet mõningate meie suhtumiste või valikute või hoiakute osas, et me oleme siis avatud südamega mõistes, et see tõe rääkimine armastuses toob meile lõppeks rohkem kasu, kui keegi lihtsalt ütleb, vägev, pane edasi, ära tee väljagi kellegist. 13. salm, sõbrad. Õnnis on inimene või õnnistatud, kes leiab tarkuse. Vau! Kes leiab tarkuse. Seda tuleb otsida. Tarkus ei vedele lihtsalt niisama igal pool. Nii nagu Jumal on ennast varjav Jumal, ja see lihtsalt ei komista tema otsa, vaid meil tuleb teda otsida, nagu ütleb apostel Paulus, et ta ei ole kaugel üheski meist, aga on seadnud inimkonna, et nad otsiksid teda. Ja ka tarkusega on nõnda, et tarkust tuleb otsida, sest sellest on rohkem kasu kui hõbedast. Tõepoolest, kui mittetargale anda raha ja ta kohtub targa inimesega, siis raha liigub targa inimese kätte. Ja see, kellel polnud tarkust, aga palju raha oli, tema saab ühe vägeva kogemuse. Ja loodetavasti saab sellest targemaks. Aga lihtsalt nii see on elus, me teame.
Nii et sellest on rohkem kasu kui hõbedast ja rohkem tulu kui kullast. Nüüd me võiksime tahta alustada oma elu sellega, et võimalikult palju vara kokku kuhjata ja asju ja osta järjest uuemaid mudeleid ja variante omale, mis on välja tulnud turul, aga tegelikult me oleme teinud endale suure edumaa, kui me hangime tarkust, sest tarkus toob kõik selle hiljem kohale. Aga kuld ja hõbe ei pruugi veel tarkust tuua ja tegelikult esimene tõestus sellest, kas me oleme õigel kursil, on see, kuidas me käitume selle piskuga, mis meil täna on. Nõnda piibelgi ütleb, et taotle tarkust kogu oma varanduse hinnaga. Nii et investeering tarkusesse on üks targemaid investeeringuid ja investeering iseendasse on tähtsam kui investeerida aktsiatesse. 15 salm ütleb, see on kallim kui pärlid, ükski asi, mida sa ihaldad, ei ole sellega võrreldav, tarkusega ei saa võrrelda midagi, see on tähtsam, sul ei ole abieluprobleem, sul ei ole finantsprobleem, sul ei ole terviseprobleem, lõppeks sul on tarkuse probleem, kui sa teaksid, mida on vaja teha selleks, et see asi hakkab leevenema, paranema, kui sa teaksid, millised sammud sa pead tegema, millise hoiakuga sa pead lähenema asjadele, asjad hakkaksid muutuma paremaks, nii et sa vajad tarkust, igal juhul tarkus. Selle tarkuse paremal käel on pikk iga, vau! Targalt elamine tähendab seda, et inimene elab kauem. Vasakul käel on rikkus ning au, nii et rikkus tuleb sellega iseenesest kaasa. Hangi tarkust ja rikkus tuleb ise kaasa. Ja austus, selle teed on armsad teed, sa naudid siis oma teekonda. Ja kõik selle rajad on rahu, nii et tarkus, tõeline tarkus toob rahu. Me ei räägi siin kavalusest. See on elupuuks neile, kes sellest kinni haaravad. Mõned ei haara. Nende jaoks see on liiga tühine. Õnnis või õnnistatud, kes seda suudab hoida. Jällegi, elus lihtsam on saavutada kui alal hoida. Aga püsimine nõuab pingutus samamoodi. Ja ka siin on see õppetund meile toodud välja. Jehova on tarkusega rajanud maa, salm 19, mõistusega valmistanud taevad. Nagu ma mainisin eile, seetõttu võime ka oma mõistusega mõista seda, kuidas universum toimib ja teoreetilised füüsikud, teadlased, astronoomid on jõudnud järeldustele, tulnud lahendustele, mõistnud asjade toimimist. Ja kuigi me täna lõpuni veel asju ei mõista, nagu kvantmaailma ja üldise kosmose ühistoimist, gravitatsioon ja kvantjõud. Aga see selleks, igal juhul meie arusaamine kasvab ja seda universumit me võime ka mõista mõistusega, sellepärast et Jumal on selle loonud mõistusega. Tema teadmisel lõhkevad sügavused ja pilved tilguvad kastet. Nüüd siin Salomon jätkab, öeldes, mu poeg, ära kaota neid asju silmist. Säilita arukus ja otsustusvõime. Siis on need su hingele eluks ja su kaela ümber kaunistuseks. Siis sa võid käia oma teed julgesti, su teekonnad muutuvad paremaks, sa ei tarvitse oma jalga ära tõugata, sa ei tee selliseid katastroofseid otsuseid. Kui sa heidad puhkama, siis sul pole vaja karta, vaid sa võid magada ja su uni on magus ja me kõik vajame head ööund. Ei sa siis karda äkkelist hirmutust ega õelata õnnetust, kui see tuleb. Maailm on täna täis negatiivseid uudiseid käesolevalt Lähis-Ida sõda. Me ei tea, kas see on lihtsalt lühiajaline selline ühekordne sündmus või lõpuaegade sündmuste käima minemine või juba käimasolek. Aga me ei tarvitse karta seda hirmutust ega õnnetust, kui see tuleb. Ja mis pärast? 26 salm ütleb, sest Jehova on kõigil su teedel. Sa hoiad tema sõna oma südames ja käid tema tarkuses ja see on Jumalale meelepärane. Ta on su teedel, hoiab sinu jalga püünise eest. Vaenlane seab meie elus tihti lõkse ja püüniseid. Himulõksud, uhkuse lõksud. Lihtsalt tähelepanu hajutamise lõksud, pettuse lõksud, tühja taga ajamise lõksud. Nii palju erinevaid lõksusid. Ta ütleb, Jehova on su teedel, hoiab su jalga püünise eest. Sõbrad, see on piisav põhjus, et seda teha ja seda järgida. Ära keela head neile, 27 salm, kes seda vajavad, kui su käel on jõudu seda teha.
Ja siinkohal, sõbrad, ma tahan öelda suur tänu kõikidele, kes seda kanalit on toetanud. Tahan öelda suur tänu, Margus, sulle, et sa aitad editeerida mõningaid neid saateid. Martis, sulle, et sa oled samamoodi aidanud mind selles asjas. Üks asi on need filmida sisse, teine asi on töödelda neid videosid ja ma tunnistan, et alati mul ei ole selleks piisavalt aega, aga ma teen, mis ma saan ja ma usun Jumala sõna väesse ja Jumala sõna kuulutamisse. Aitäh teile, kes te olete kaasas olnud. Ära ütle oma ligemisele, mine praegu ära ja tule teinekord tagasi. Küll ma homme annan. See on see edasilükkamine. On üks laiskuse vorme tegelikult. Kui sa seda kohe saad teha, ära kavatse kurja oma ligemise vastu, kui ta elab usaldavalt su juures. Ära riidle ühegi inimesega põhjuseta, kui ta ei ole sulle kurja teinud. Ma mõtlen paratamatult kõigi, ma ei tea, kui palju täna seda tehakse, ma isegi ei vaata, aga Delfi kommentaatoritele, kes anonüümselt igasugust solki oma suust välja ajavad ja tihti ka Facebooki portaalid, seal kristlaste portaal, kus on täis üksteisega tänitamist ja tüli ja riidu. Ära riidle ühegi inimesega põhjuseta, kui ta ei ole sulle kurja teinud, nagu ütleb siin Saalomon. Sa ei tea tema case'i, sa ei tunne teda. Võib-olla inimene käsitleb mingit teemat seal ja sa ütled, aga seda sa ei maininud. No, jumala eest, ühes jutluses ei saagi kõiki asju mainida. Võta vastu see hea, mis seal on ja ole tänulik. Ära ole kade mehele, kes teeb vägivalda, ära vali ühtkeid tema teedest, sest pöörane on Jehova meelest jäle, aga õigetega on tema osadus. Nii et sõbrad, kui sa käid Jumala õigsuses ja Jeesus Kristus on teinud meid õigeks Jumala ees ja ma käin selles usus, hoian oma suhet Jumalaga, õigetega on Jumala osaldus. Jehova needus on õelakojas, aga ta õnnistab õiglase eluaset. Sõbrad, siin on üks kirjakoht, milles kinni haarata. Jumal õnnistab minu eluaset. Ta õnnistab mind. Õnnistunud olema minnes, õnnistunud olema tulles, aga ka minu eluase on õnnistunud. Ma olen seda alati uskunud ja deklareerinud iga paiga üle, kus ma olen elanud. Ja inimesed, kes käivad mul külas, ütlevad, mingi hea atmosfäär on siin. Ja ma ütlen, see on see õnnistus, mis hingab minu koja üle. Pilkajale, 34 salm, on temagi pilkaja, aga alandlikele Jumal annab armu. Pane tähele, kes saavad armu ja sõbrad, arm ei ole mitte ainult teenimata soosing, arm on taevane vägi, Jumala enda vägi, mis opereerib sinu ja minu elus, tehes meid võimeliseks tegema seda, mida Jumal on kutsunud meid ära tegema. Olema see, keda on kutsunud meid olema, saama selleks, kelleks ta on kutsunud meid saama. See armuvägi opereerib sind eesriide taga ja eesriide ees ja töötab meie sees ja aitab meil kõike seda teha, milleks Jumal on kutsunud ja täita tema tahet ja tema plaani. Nii et alandlikele Jumal annab armu. Kui me ennast ülendame, Piibel ütleb, tema alandab meid, kui me iseennast alandame ja tunnistada seda, et mul ei ole piisavalt tarkust ja ma ei tea ja ma vajan nõu ja ma vajan abi, on üks alandlikkuse vorme, alandades ennast Jumala ees. Nendele ta annab armu ja sõbrad, me kõik vajame Jumala armu. Targad, ja nüüd see on see, kellele Saalomon siin kirjutab, ta ütleb, pane need sõnad oma südamesse, hoia neid, pane väärtust tarkuse kogumisele, tarkuse alal hoidmisele, sellega tulevad õnnistused kaasa, ütleb, targad pärivad au, saavad pärandiks austuse, aga albid, rumalad, jäävad häbisse. Need, kes ei pannud sellist väärtust tarkusele, pigem valisid kiire rikkuse, valisid kulla ja hõbeda, mitte tarkuse, korraks said jõukaks, aga ei suutnud seda alal hoida ja lõpetasid häbis. Sõbrad, ma usun, kui me järgime Jumala sõna printsiipe, kui me võtame vastu tarkuse, mida pakub meile siin Saalomon, kas või õpetussõnade raamatus, siis me ei saa parata, et parendada oma elusid iga päev samm-sammu haaval. Sõbrad, aitäh teile! Olge vahvad, ilusat päeva, õnnistusi, näeme jälle!